suures pildis on väga hea meel selle üle, kuidas esindusmeeskond mängib. Alati on meil noor võistkond ja saame ainult paremaks minna, et mõned üksikud mängud olid ka meeskonna enda jaoks lati alt läbi jooksmine ja et see areng veel edasi viia, et noored mehed, et kindlasti kõvasti tööd veel vaja teha. Aga mis näitas nende noorte meeste sisu oli see, et teises voorus juba need mängud, mis esimeses voorus läksid kehvemini, siis teises voorus tegime tasa selle, et kokkuvõttes ühegi võistkonnaga kõvasti alla ei jäänud, et 2 mängu kokkuvõttes ühes mängus võitsime kõiki, et selle üle hea meel. Võib öelda, et hooaeg oli edukas, uuesti arvestades, et meil oli palju mängijad, kes tegid oma debüüt amatöörliigas ja 3. liigas, et nad said täiesti hakkama. Olen rahul, muidugi on olnud ka hooajal 3 kaotused, millega nendega ma väga rahul ei olnud, sest ma tean, et oleksime võinud palju paremini teha ja samamoodi nende 4 viikidega. Aga need oli ka vaja, eriti et mängijatega teha vigade parandus. Aga kokkuvõttes ma olen väga rahul, me oleme umbes 9-8 kuud koos töötanud ja mis oli, ma arvan, kõige üks suurim pluss oli see, et me suutsime anda meeskonnale figuur. Et see mõttes, et me ei ole lihtsalt grupp, kes toksib palli, aga ongi see, et me tegime seda muutust, me oleme meeskond, kes treenib ja mängib jalgpalli. Ma arvan, et saavutus on kindlasti hea, sest arvestades, et jõuda alati top 3 tekitab hea tunne. Ma olen väga rahul nii eelmise aasta saavutusega ja ka selle aasta hooajaga. Arvestades, et meie palju mängijad oli eelmine hooaeg ja ka see hooaeg oli palju mängijate jaoks esimene hooaeg meeste liigas ja näha on, et poisid said väga hästi hakkama. Muudatused on kindlasti ära tasunud ennast. Kui eelmine hooaeg 3. liigat mängisid mehed, kes olid juba soliidses jalgpalluri eas ja amatöörmängijad, nagu ikka palju kohustusi, mida varemaks saad, seda rohkem jalgpalliväliseid kohustusi sulle elus tekib. Ja nii oli, et eelmine hooaeg mängudele meeste kokkusaamine, treeningutel, et see oli kõik kaootiline. Ja noored poisid 4. liigas mängisid hästi, said mitte nüüd kõik, kes see hooaeg mängisid, aga enamus, kes see hooaeg mängisid, said juba eelmine aasta ka mingi karastuse meestega kätte. Näitasid, nad suudavad seal mängida ja need on need mängijad, kes tahavad veel kõrgemale jõuda. Kui nüüd klubil on eesmärk, et esindusmeeskond viia lähiaastatel veel kõrgemale, kui see 2. liiga on, et siis ei olnud küsimust, et jätkata nendega, kes tahavad paremaks saada ja tahavad kõrgemal mängida ja kes on selleks ka valmis panustama. Otsus oli vajalik, sest rääkides klubi juhatusega olime kõik samal meel, et peame panustama oma noorte peale ja arvestades, et nagu juba enne mainitud, jõudsime teisel kohal ka väga hea mängudega, ilusa mängupildiga, siis on kindlasti õige otsus teinud nii terve klubi poolt. Eesmärkide kohta, kui aus olla, otseselt mängijatele ma ei öelnud eesmärgid, et kindlasti kui sa jalgpalli mängid, eesmärk on alati sama, et siis võita.
aga kindel eesmärk me meeskonnale ei pannud. Muidugi, minu eesmärk oli ikka top 3-s jõuda ja jõudsime ka. Sõnumid, mis mina kõige rohkem meeskonna rääkisin, oli eriti see, et mul on vaja, et mul oleks mängijad trennis ning et kui nad trennis tulevad, nad oleksid 100% valmis tööd tegema. Ja ma arvan, see oli terve meie selle hooaja vundament, et kui mul tulevad trennis mängijad, kes on valmis ennast kogu aeg iga trenn proovile panna ja on valmis kuulama ja trennis tööd teha, siis on ka minu jaoks palju kergem töötada. Ja juba ennem hooaja algust, et kui need said tehtud ka muudatused, et meeskonnas, et suur osa meeskonnast vahetati hooaja vahel välja, et just tulidki oma tulid noored mehed, kes on iga trenn, iga päev tahtmist täis paremaks saada ja edasi areneda, et meie klubina ei saa ka mängijate ambitsioonidele alla jääda, et kindlasti enne hooaega juba oli see soov, et tahame olla seal võitlemas teise liiga koha eest ja see hetkel oleme oma tee peal ilusti paigal. Minul oli väga, kerge ja mõnus töötada, kõigepealt sest keskkond oli väga hea, mõttes täitsa super oli töötada ja kui sul trennis tuleb kogu aeg terve grupp, mõningad mängijad puuduvad kas vigastuste tõttu või mida iganes põhjusest nad annavad teada, siis ma saan alati arvestada, mis ma pean trennis tegema. Ja ma arvan, nipid olid ja eriti asju, mida mängijad tahavad teha trennis, et siis teha eriti neile põnevad trennid, nii et nad naudiksid seda tund 30 trenni. Muidugi me teame, et need on meie selle aasta viimased 2 mängud ja meil on võimalus tõesti lõpetada seda aasta päris kõva saavutusega. Ma arvan, et iga mängija on valmis, kuna iga mängija jaoks on uus kogemus, et siis mängida üleminekumängud, ka minul treenerina on uus kogemus ja trennis on ka et mängijad on elevil ja nad ootavad seda hetke. Seepärast ma arvan, meie valmistume, nagu me oleme terve hooaeg mänginud, teinud, et siis saiaga. Esindusmeeskond kõrgemal Eestis on vajalik just noortele, et oleme juba siin oma sees klubis teadlikke samme teinud, et oma noorte taset tõsta, et meil klubis kasvaksid välja väga head jalgpallurid ja see jalgpallitee peab viima ka meeste tasemeni, et mängijatel oleks väljund ka oma klubis siis heal tasemel, siis on vaja esindusmeeskond kõrgemale viia. Lisaks liiga tasemele, kus me mängime, kindlasti on tähtis ka kogu treeningkeskkond ja mentaliteet mängijatel endal ja seal meeskonnas, et kui noor mängija tuleb, et seal meeskonnas oleks samamoodi mõtlemine omal kohal, et kuidas sa toitud, kuidas sa puhkad, kõik see suhtumine, et ka see peab paigas olema. Ja sellega oleme ka meeskonnaga tööd teinud, et see on ka kindlasti üks meie selle hooaja edu võti. Esindusmeeskonna tuumik järgmine hooaeg jääb samaks, et meie jaoks võtmekoht ongi see tuumiku säilitamine, et meeskond on ilusti oma mängu käima saanud ja kui võib-olla mõned mängijad loobuvad, mõned tulevad juurde, hea meel, et ka oma noortest juba U17 võistkonnast paar väga head kutti tulevad juurde, kes annavad veel ekstra taset meie esindusmeeskonnale. Aga
võib-olla mõned üksikud liitujad, kui juhtub, aga hetkeseisuga on see, et hoiame tuumiku koos, mängime selle pealt edasi, mis nagu see hooaeg ära tehtud juba on.